Hello ja mõnusat pühapäeva teile minu poolt. Homsest hakkab siis minu jaoks challenge. Ma mõtlesin juba filmima hakata seda nädala vlogi ja täna on siis esimene päev selle nädala jooksul, kus on sükene vihmane ja pilvine. Mul on suht nagu null plaani tänaseks, mis on nii mõnus üle pika ja põhimõtteliselt eile ka ma lihtsalt lugesin terve päev raamatuid. Ma lõpetasin selle raamatu, mis ma Tartu vlogis ostsin, see Abby Jimenez'e selle aasta romance, mis tal välja tuli. Ja kuigi alguses ma ei saanud üldse vedama sellega, siis lõpuks minu arust see oli täiega hea. Ma andsin talle 4 tärni 5. Siis ma tegelikult tahtsin alustada Throne of Glassi, mis on sükene ülikuulus fantaasiaseeria, aga ma ei tea, kuidagi suvel ja kevadel ma lihtsalt ei ole fantaasialainel. Fantaasias on minu arust alati pigem sellised tumedad ja sünged maailmad ja ma lihtsalt ei viitsi praegu sellisesse maailmas sukeldada. Ehk siis ma läksin nagu based on the vibes ja haarasin veel ühe small town romance'i, mis mul juba riiulis oli. Et kuna mul on riiulis ka ikkagi päris palju lugemata raamatuid, minu arust mingi 30 või midagi sükest, siis why not sealt midagi lihtsalt haarata. Ja see Crossroads on small town romance. See on mingi rancho romance, see leiab aset Montanas ja ausalt öeldes mul on juba pool läbi. Ma eile õhtul alustasin seda, nii et ma ilmselt täna lõpetan selle, see on mu ainuke tänane goal. Kas see on unistuste elu? Ja nagu mulle cowboy romance raamatust lihtsalt ei piisanud, siis ma avastasin ka Netflixist nii hea sarja. Selle nimi on Ransom Canyon, see on praegu minu arust top 10 ka Eestis ja suht kuulus, sest ta on uus, aga see on mega Yellowstone vibes. See on ka mingisugune ranchode teema, cowboyde teema, aga seal on ka siukseid mingi armastuse saaplotte. Ehk siis ma arvan, nagu kui sa oled small town romance girly, siis nagu Ransom Canyon Netflixist. Ma arvan, et sa ei pea pettuma. Ma jõudsin sellega ka mingi 4 osani ja kokku on 10 osa. Nii et ausalt öeldes ma lihtsalt tahan nagu tarbida täna sisu. Ma tahan vaadata seda sarja, ma tahan lugeda oma raamatut ja that's about it. Ja nagu te nägite, siis mul oli kapede scan ka täna hommikul ja see pani mind mõtlema, et mul on praegu juba 30 kapepaar suus, kujutate ette. Ma mäletan, kui ma üldse nagu mõtlesin selle peale, siis kui ma need sain, see tundus kuidagi nii intensiivne protsess ja nüüd mul on 39 kapest 30 olnud suus ja iga kapepaar on kuskil 2 nädalat suus. Ehk siis üle aasta aja olen ma kandnud neid kapesid suht ikkagi tublisti. Iga öö ma kannan neid 1000% oma sikutitega. Aga jah, see pole üldse minust nii hull olnud. Ma olen mega rahul, et ma selle teekonna ette võtsin, sest nüüd on see nii lõpusirgel ja kuskil. Ma arvangi, et mingi suve keskpaigas või midagi ma saan neist lahti. Siis mul on see hambumuse teema kõik korras. Lihtsalt ülinorm, sest see aeg on kuidagi nii ruttu liikunud. Et jah, ta on nagu tüütu. Ilmselgelt mul on mingid plastikasjad suus, aga sa harjud sellega nii ruttu ära. Aga kell on nüüd 12 ja ma tegin eile tegelikult mega palju toidupreppi. Me vaatame, mis mul külmikus on ja teeme midagi head süüa lõunaks. Nii, mis siin kapis meil siis on? Põhimõtteliselt mul oli mingi hoog, kus ma ostsin suht palju kala iga nädal ja nüüd see nädal ma otsustasin uuesti osta. Rimis on minu arust soodukag alati need suured lõhed, ehk siis ma tegin ahjust lõhe 2 päeva tagasi äkki ja sinna kõrvale tegin need brokkoli juustu ampsud ja riisi. Ehk siis siin on 3 portsu seda. Siis mul on siin 2 üleputru, neid ma tavaliselt söön nädala sees. Et need ma tegin eile lihtsalt ära, sest üks banaan, mis ma siia sisse panen, oli suht küps ja ma tahtsin sellest nagu lahti saada. Natuke neid brokkoli ampsi on siin ka järgi. Siis on siin veel üks ports meil schnitslit ja tatar ja tavaline brokkoli lihtsalt keedetud siin ääres. Eile, mis ma sõin, mis ma arvan, ma täna ka tahaks süüa ja mida jäi üle väga palju, ma ostsin mingisuguseid kanafilee marinaadis fitlap mingeid lihasid ja ma ostsin siukseid nagu burgerisaiu ja siis ma panin preppisin niimoodi kilekotti sisse, ma ei tea, miks ma ei pannud korbi sisse, aga et siis saabki võtta ühe saia, siin on salatilehed, mis lähevad purksi vahele ja ma eile panin lihtsalt ketšupit ja mahedat sinepit nende saiade peale ja ausalt öeldes oli vahelduseks mega hea, et ei teinud nagu seda kreeka jogurti ketšupi segu. Ehk siis ma arvan, et ma teen täna ka nii põhimõtteliselt rösterist sai läbi, liha lihtsalt soojendan mikrokas ja need sisud ja Marja letis oli eile Rimis soodukas, siis mõtlesin maasikaid ja ma mõtlen, ma teen need ka hakkin ära, sest sassi ema saatis meile ka mingeid maasikaid veel täna, nii et siis ma peaks need vähemalt ära sööma. Ehk siis jah, mulle lihtsalt meeldib, et nagu suurem töö on minu eest ära tehtud, sellepärast mulle meeldib meal preppida ka. Mõnikord ma teen seda pühapäeviti, mõnikord nädala sees, et seekord kuidagi juhtus niimoodi, et ma tegin paaril päeval nagu erinevaid eineid ja hästi lihtne ka optigrilli vahel tegin, nii et ma ei pidanud ise midagi praadima ka. Self-touch your head gets me every time. Seal BMK-st siis räägiti. Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow as the leaves
kell on reaalselt 6:30. Sunday Scaries. Pole suur fänn, aga ma sain vähemalt oma raamatu läbi. Et ma lõpetasin selle nädalavahetuse jooksul 2 raamatut. See, millest ma enne rääkisin ja siis Crossroads, mis ma lugesin, see Cowboy Romance. Ja minu arust 4 tärni, ma ei tea. See oli minu arust päriselt nagu üllatavalt hea. Tõesti, ja ülikiiresti läks, ma ei tea, mega. Aga ma tahtsin kiirelt rääkida korra nendest suve challenge auhindadest veel. Nagu see kogu videoseeria hakkab olema, siis ma hakkan teile näitama oma trenne. Põhimõtteliselt 6 nädalat suveni. Ma üritan teha 3-4 trenni nädalas. Siis ma teen oma 5000 sammu iga päev ja üritan ka vältida täielikult mingisugust rämpstoitu. Ehk siis siuke challenge on mul. Meie suveks vormi kava on nüüd äpis üleval ka, nii jõusali kava kui kodukava. Ja kõikide äpi liikmete vahel läheb 1. juunil loosi auhindu. Ma tahtsin teile näidata 2 nendest auhindadest, sest et need on siuksed füüsilised esemed. Esimene on siuke mega suur pakk Luuvilt. Siin ongi siuke tugev tote bag. Siis siuke sädelusega porgandiõli kehale. Kooriva omadusega dušikeel. Ja mind ju need on kõik täissuuruses tooted. Siis siukene looduslik meigieemaldus ja näopesukeel. Sensitive wash ehk siis siukene õrnem intiimpesukeel. Siis siukene magneesiumikreem, mis on sporti tehes eriti hea. Rulldeodorant. Vitamiinidega mangolõhnaline kehakreem. Ja huulepalsam. Ehk siis 9 suurt toodet on selles Luuvi pakis. Ja Northern Beauty pakk jõudis ka minuni. Ja siin on siuke üle 100 euro väärtuses LED näomask, mis on ülitõhus näohooldustoode. Siin taga on näha ka, milline see välja näeb ja mis siin pakis kaasas on. Mul endal on ka siuke sarnane, mida ma kasutan. Saad valida punase valguse, mis on vananemisvastane, kortsude vastane. Siis sinise valguse, mis aitab hävitada baktereid ja võib-olla abiks aknega. Ja kollane valgus, mis aitab siis pigmendilaikidega. Siis on teine auhind ühe läbi liikmele. Ja sellest samasse pakki on veel ka biokollageeni ja hyaluroonhappega näomask. See on siuke 2 osas sheet mask, aga sa hoiad seda peal pool tundi kuni 2 tundi. Toidab ja taastab sügavalt naha niiskusastet. Ja nüüd ülejäänud oma pühapäeva ma lihtsalt istun siin, vaatan seda Ransom Canyonit. Ma olen 5. osa peal ja lihtsalt naudin oma viimast challenge'i eelset õhtut. Ja homme hommikul ma arvan, et ma lähen CrossFiti. Ma mõtlesingi, kuna treeningpäevasid on suvekavas 3, siis nendel nädalatel, kui mul on võimalik, siis ma teen 4 trenni nädalas, ehk siis ma lisan 1 CrossFiti rühmatrenni. Aga mõni nädal on kindlasti kiirem, et siis ma lihtsalt teen need 3 trenni ja ongi kõik. Aga järgmine nädal mul peaks olema natuke rahulikum. Hommik algab CrossFitiga ja siis teisipäevast lähme juba suvekava tegema jõusaali. Nii et ma olen üli excited ja las need 6 nädalat alaku nüüd. Hommikusöögiks on täna esmaspäeval challenge esimesel päeval ülepuder. Ükskõik mis retsepte mul ei soovitata, nagu reaalselt igasuguseid retsepte. Sõbrannade poolt, netist, ma ei tea, teie olete mulle saatnud retsepte. Ma alati tulen oma tavapärase retsepti juurde tagasi. Ma alati tulen oma tavapärase retsepti juurde tagasi. Ma arvan lihtsalt, kuna see on harjumuspärane, mitte et kellegi teise retsept ei ole nii hea, aga lihtsalt kuna ma olen harjunud juba selle maitsega. Siin on pool banaani, 50 grammi täisteraga helbeid, 1 kulbi täis valgupulbrit, üldjuhul mingi maasika või banaani oma ja kuskil 125 grammi mandlipiima, kaneel, natuke soola, üli hea. Kuna mul on, ma panen natukene maasikaid täna peale, aga mulle meeldib alati midagi natukene peale puisata. Näiteks me võime panna ka täna natuke kreeka pähkleid. Ma üritan neid nagu minimaalsena hoida, et see ei oleks mingisugune pomm seal pudru peal, aga lihtsalt kuna see puder on siukene nagu kreem ja seal lögane rohkem, siis mulle meeldib natukene mingeid teisi konsistentsega tunda iga sampus. Üldjuhul mingid kuivatatud rosinad, jõufikad, midagi siukest. Ja ma ei tea, mul lihtsalt ei saa sellest kopp ette. Ja ma olen siin nüüd mingi pool tundi umbes teinud tööd. Kontoritöö ajal ma tegin niimoodi, et ma ärkasin üles, siis ma sõin võib-olla mingi väikse näksi, sest ma ei suuda ilma söömata üldse funktsioneerida, eriti kui ma hakkan trenne tegema või midagi. Ja siis ma oleks läinud naalaga jalutama ja siis alles trenni, sest et peale trenni mul pole mõtet koju tagasi sõita, et ma oleks läinud otse kontorisse üldjuhul enamus tööpäevad. Nüüd kodus töötades ma olen need trenni ja naalaga jalutamise vahetanud ära, lihtsalt et ma jääks hommikutesse. Ehk siis nüüd enamus hommikud ja ka täna ma tegin niimoodi, et ma ärkasin
ärkasin, ma üldjuhul ärkan mingi 6:30, siis ma söön midagi väikest, mulle meeldivad hästi need Nixi energiabatoonid, need uued kandilised. Praegu mul on kõik need ära söödud, nii et ma sõin paar riisigaletti lihtsalt, et mul oleks natuke midagi kõhus, on ju. Siis ma läksin trenni, et nagu kõige raskem asi eesmalt kaelast ära ja siis tagasi tulles siuke cool down, ma naalaga jalutasin mingi tund aega. Ja siis ma söön hommikusöögi kuskil 9 aeg, see on siukene esimene nagu korralik toiteveine ja see hoiab mu kõhtu täis kuni lõunani. Ehk siis see on mu nagu hommikurutiin olnud ja mulle sobib see. Üks asi, mis mind häirib, on see, et kuna ma tulen koju ja lähen naalaga jalutama, siis ma ei pese ennast peale trenni, vaid ma pesen ennast peale jalutuskäiku kodus, ehk siis ma kasutan kodus rohkem vett. Mis mulle meeldis, et enne ma pesin sisuliselt ainult jõusaalis, sest ma käisin nii palju trennis, aga noh, mis iganes, you win some, you lose some. Ma joon oma suurt hommikukohvi siin ja täna mul on vaja editida mingeid venitusvideoid, mis lähevad sinu trenni äppi, aga kuna kell 12 tuleb ka Noora siia, kes on meie joogatreener ja Henri, kes on meie videograaf, siis nad hakkavad filmima uusi joogavideoid ja mina üldjuhul olen seal lihtsalt nagu emotional support, kui neil on midagi vaja, aga kuna need Noora videod on hääl juhendamisel, siis mina pean olema vait, mul on alati kõrvaklapid ja ma teen oma tööd natukene vaikselt seal, ehk siis mul on mõttekas see editimispoisu jätta peale lõunat selleks ajaks siis, kui Noora treenib. Praegu ma lihtsalt vastasin inimeste kirjadele, panen sotsiaalmeedia postituse üles ja lihtsalt siukene nagu admin töö. Ja siis on juba lõunapaus, siis tuleb Noora ja siis on ratsutamine õhtul. Kuused päevasse, kannad tõstetud kui vaja. Noora ja Henri läksid just ära, me saime 3 joogavideot filmitud ja terve aeg ma sain editida nii palju. Ehk siis ma sain 4 venitusvideot üles ja siis lõpus ma sain selle nädala vlogi ka editida, mis on mõnus, et siis mul ei ole nädala lõpus nii palju tööd. Aga jällegi need samad prepi toidud, ma ei teagi, kas viimane päev äkki, kui mul on siit midagi võtta, võib-olla ma pean lihtsalt õhtul tegema mingit karbsi juurde ja siis saan neid kanafileesid, mis burgeri vahele käisid veel kasutada, sest minu arust seal on paar tükki üle karbis. Aga praegu mul on siin brokkoli, riis ja lõhe. On siis challenge'i esimese päeva lõunasöögiks ja alati, kui ma söön lõhe, eriti kui ma soojendan üles järgmine päev, lihtsalt, et see maitse oleks kuidagi nauditavam ja mõnusam, siis ma alati peale soojendamist panen ka sojakastet peale, ehk siis ma teen täna ka seda, sest minu arust nagu riisi ja lõhega sobib sojatäiega hästi, on nagu sushi vibe veits. Siis mul on aega veel paar tundi arvutis tööd teha ja sätin juba ratsutama õhtuks. Mu treener oli eelmine nädal haige, nii et ma pole ammu nagu treeneriga ratsutan ja mul on veits närv sees, mis raskeid asju me tegema peame täna, aga we'll see. Ma proovin teha siis koondkarotti praegu natuke. Oi, kui tubli. Oi, kui tubli. Nagu te nägite, siis ma sõin õhtusöögiks mingeid leftoverseid, Sassi ema pani kaasa päris palju asju meile nädalavahetusest ja paar seda kanafileed, mis purksi vahele läksid, oli veel alles, nii et siukene miks erinevatest asjadest oli õhtusöök. Ja üks asi, mis mul on suht nõrk koht, on õhtuti näksimine, nii et see 4. eine. Mulle meeldib süüa hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök ja siis mingi suurem magustoit või vahepala ja näksin seal vahepeal ainult siis, kui tõesti mingid megaisud on või kõht on nagu megatühi. Aga see viimane vahepala õhtul, ma tahan seda hoida challenge ajal ikkagi nagu valgurohkena, et see on üks reegel, et ei ole lihtsalt see, et ma
võtan mingisuguse, ma ei tea, batooni mingi süsivesikute ja rasvaga, aga pigem et õhtul hiljem ikkagi rohkem valku. Ja 2 valikut, mis mul täna olid, oli kohupiimatoru, mida ma olen tihtipeale söönud, aga mul pole täna väga maguseisu. Teine on need Ossi krõpsud, mulle täiega meeldivad. Need on nagu seakamar krõpsud, aga need on sellised mõnusad soolased. Terve see pakk on 40 grammi ja siin on siis mingi 250 kalorit äkki selles pakis. 25–30 grammi valku. Siin on rasva ka, aga ikkagi enamus on valk ja mu lemmikud on tegelikult need, mis on punases pakis. Need on need chili omad, need on nii head, need on veits nagu mingid vigurid. Ja siis jookide poole pealt ma võtsin ühte mingit zero kalori, ka müüakse erinevates poodides jooki. See on Pirni oma, mulle tegelikult nagu kõige rohkem maitseb see mango oma. Kreibi oma peaks ka seda olema sass. Pirks ütles, see võib ka siuke olla, mis mulle meeldiks. Ma võtsin seda 1 klaasi, aga ausalt öeldes peale seda, kui ma Kambuka sain, ma ei ole üldse väga mingit jooki kreivinud. Ma olin muidu siuke, kes oli nagu kokasiirost sõltuvuses, ma võisin iga päev juua kokasiirot. Mingi 1 klaas päevas kindlasti. Õhtusöögi kõrvale tavaliselt ma tahtsin midagi külma ja mõnusat. Ja kuigi ma jõin alati vett, siis vesi ei olnud siukene nagu treat, oli lihtsalt joogianu kustutamiseks. Kuna Kambuka hoiab nii külmana ülikaua vett, siis ma lihtsalt reaalselt polegi vist kokasiirot joonud, ma ei tea, üle 6 aja ja me ei osta enam koju ka seda väga, mida on nii raske uskuda, sest me olime nagu tõsised kokafännid. Aga see on tõesti nagu täiesti life changing, et see koostöö on läbi, ma ei pea midagi ütlema, aga nagu päriselt. Ja kõik mu sõbrannad ka, kes tellisid Kambuka sellel ajal, kui mul see koostöö oli, lihtsalt tahtsid ka mingeid uusi veepudeleid, nad kõik on mega obsessed ja kiidavad. Nii mõnus, jääkülmalt hoiab su vett ülikaua. Ja trennis läks täiega hästi, tõesti väga mõnus on käia praegu õhtuti trennis, kuidagi lülitab mu päevast välja, lõpetab mu tööpäevaga ilusti ära, et siis ma ei istu õhtuni arvutis. Ja nüüd ma siis loen järgmist raamatut. Ma võtsin praegu selle Chessa Hastingsi Conditions of Will, Magnolia Parksi autori uus raamat ja ma loen seda nii palju, kui ma täna viitsin, ma väga ei pressi, aga homme on Emily Henry selle aasta raamatu väljalase. Ma arvan, et kohe hommikul ma lähen kuhugi Apollosse uurima, kas seda on seal või Rahvaraamatusse, sest et ma tahaks selle homme ikkagi ära osta. Ma olen nii elevil, see on mu top 1 kõige oodatum raamat üldse see aasta. Tahaks seda kohe homme lugema hakata ka, nii et eks näis, aga senikaua ma loen seda Conditions of Willi ja naudin oma õhtut siin oma ossidega. Cheers!
sünnipäeva ja head Emily Henry releasepäeva. Ma lähengi kohe varsti Rahvaraamatusse Emily Henry uut raamatut otsima, aga ma käisin Selveris peale trenni, ma tahtsin teile näidata hauli, sest me tellime Rimist oma nädala söögid alati ja seal on see tipipulber, see on Estrella oma ja see ei ole nii tugev ega hea, kui on tahvli oma, aga tahvlit müüakse ainult minu Coopis ja Selveris ja iga kord, kui ma Selveris käin, siis ma ostan neid nii mitu pakki, sest need on lihtsalt nii mõnusad ja maitsekad. Teine asi, mis ma Selveris tahtsin vaadata, olid need ossid, millest ma eile rääkisin, ma ajasin endale nii isu peale ja ma ostsin mingi 4 pakki neid ka. Ja siis mul tuli 2 eelmise nädala tellimust Trade House'ist ja Kaubamajast. Ma tellisin paar asja peale oma meigikoolitust, ma ei tahtnud nagu hullult suurt tellimust teha, sest tegelikult mul on meigi asju. Ma üritasin leida mingeid alternatiive nendele toodetele oma kogumis siis, mis me kasutasime Aleksandri juures. Aga mul pintsleid praktiliselt ei olnudki, nii et ma tellisin Trade House'is mõned pinslid ja Kaubamajast selle MAC-i Fix Plus spray, sest et see on nüüd mingi, ma ei tea, mitmes kord, kui meikarid on seda mulle soovitanud, mitte lihtsalt nagu meigi kinnitamiseks, vaid pigem siis, kui sa kinnitad oma meigi pulbriga, siis lased seda nii-öelda veel peale, enne kui sa hakkad mingi huuljäripsneid tegema. Niisutab ja võtab seda nagu krohvi välimust ära. Seega ma tahtsin seda proovida. Ja Trade House'ist 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 pintslit. Siuke Bedelliumi kulmupintsel, millega me tegime kulmukeeli. Siis 3 eri suurusega lauvervi pintslit, millega siis hajutada ja kanda lauverve peale, sest mul on ainult 1 lapik praegu endal. Siis me Sauda peitekreemi pintsel concealer brush. Siis siukene pisike, rohkem nagu detailide tegemiseks. Ja siis Sigma E75, see on siis kulmupintsel. See on siis siukene. Ja siis teine meigisprei, mis on nagu fulli kinnitamiseks mega tugev, on see Sauda oma, mis ma Trade House'ist olen kasutanud. Ja 1 täis suuruses meigi toode, ainuke, mis ma siis Trade House'ist tellisin. Sest ma ei tahtnud nagu kõike tellida, kui üks asi, mis mulle tõesti jäi nagu kummitama, oli see Ofra highlighter. Glaze Donut ja see on Nikki Tutorialsiga koostöös välja antud. Aga see oli nii sädelev ja ta pani seda mulle silma sisenurka ja kulmu alla ja see andis tõesti mega ilusa efekti. Ja ongi kõik, see oli mu meigitoodete haul, not sponsored. Ma lähen nüüd pesema. Üritan teha mingi meigi, ilmselt mitte nii detailse, et mingi 1,5 tundi ma täna ei viitsi niimoodi päris proovida, aga mul on vaja natuke mingit contenti pildistada ja filmida. Ehk siis ma teen ennast ilusaks ja siis käime ka Rahvaraamatus ja vaatame, kas me leiame Emily Henry raamatu. Ja ma tahaks sellele sünnipäevalapsele, kes sai täna 10, osta ka uue mänguasja ja võib-olla mingi paki viinerid, kuigi see ei ole väga hea mõte, aga you only live once on you know. Say I'm the biggest, the largest. My daddy told me keep the heat even when I'm in Florida. Nigga, I'm probably gonna make for like 200K and I'm out of the behavior eluding me. Truly been given a taste consideration because I'm a perfection short. I'm ready to fall in love. I only give it. Öelge nüüd, et see ei ole 10 korda parem kui mu tavaline meik. Nagu ja ma ei olnud enne ka meigis halba, aga kindlasti ma tunnen, et ma sain nii palju uusi nippe ikka. Ja ma tegin selle võib-olla mingi poole tunniga. Mõelge, kui ma veel võtaks selle aja, teeks mingi 1,5 tundi. Väga põnev, aga ma nüüd lippangi natukene linna peale. Ma viin oma vennale need aiaasjad ära, mis ta meile laenas, selle rulli ja selle muruseemne käru. Ja siis ma lähen vaatan Viru Rahvaraamatusse. Ma arvan, ma võtangi lõunasöögi Apollost selle tuunikala võiku, sest et ma vastasin hiljaaegu, et see on ainult 400 kalorit. Ja see on mega lemmik mul, nii et kui ma olen jooksus, siis why not? Ja üks nipp, mis mulle meeldib teha. Mulle hullult meeldivad need Circle K jääkohvi topsid, aga obviously see on plastik, nii et enne ma kogu aeg nagu ostsin, võib-olla mitte kogu aeg, aga mingi korra kuus ma ikka ostsin ühe. Ja viskasin ära, sest nüüd viimane kord ma pesin selle topsi ära, jätsin alles. Ehk siis nüüd ma teen lihtsalt kodus endale tavaliselt kohvi, kui ma lähen kuhugi. Ja see tundub palju fancy, see tundub nagu ma oleks ostnud kohvi, aga ma hoidsin raha kokku. Ma ei kasuta nii palju plastikut oma klaasist kõrssi sisse. Lihtsalt paningi põhimõtteliselt nii palju oma mandlipiima, natuke suhkruvaba karamellisiirupit ja 1 shot lahjat espressot, sest mulle ei meeldi väga kange kohv. Ja vaadake, kui esteetiline ja ilus see on. Mega hea nipp, nii et ma joon selle ära ja ma pesen selle uuesti ära ja ise olen küll mega rahul, ma ei tea. Drive the same roads every day. We both get there our own way. This'll and an apple tree. How different two souls can be. But we both grow
if we both know we'll be together tomorrow. I can be like a tree in the wind. Ma olen nüüd kodus tagasi, ma ei leidnud neid raamatuid, mis ma otsisin ja võib-olla kui ma viitsin, ma lähen õhtul tagasi Ülemistesse, sest seal Ülemiste Apollos teenindajad ütlesid, et õhtul peaks saabuma see raamat. Ehk siis we'll see, kuidas mul peale ratsutamist on, aga ma tulingi koju, tegin natuke contenti ja nüüd ma tahaks õhtusöögi preppida valmis enne kui ma lähen ratsutama. Ja mul on siin sellised 2 veise hakkliha esiteks, mis ma kõigepealt potis pruunistan ära ja siis sinna peale sükene mingi Mexican mix, teate neid? Kunagi ma tegin neid kogu aeg. Ja nüüd me sassiga 1 korra tegime veel ja jumala hea oli, päriselt nagu sai 4 portsusid ja see on mingi Mehhiko pajaroog. Pruunista kergelt hakkliha, lisa vett, lase keema, lisa pidevalt segadesse paki sisu, keeda aeg-ajalt segades 10 minutit. Enne serveerimist lase 10 minutit seista, ehk siis nagu ülilihtne. Ja ma ilmselt värsket salatit ei haki, sest meil on sassi ema pandud mingi peedisalat, et peaks selle ära sööma. Saab selle siis võtta meie roa kõrvale. Learning to understand and sway together. Now it's almost like a dance, rendering of stubbornness, and it just cuts us deeper through the longer I'm away from you. Yeah, we fight good, we make love better if we both know we'll be together forever. I can be like the tree in the wind, same old roots, but I can bend, learning to understand and sway together. Nothing worth having comes easy, baby. Nothing worth having comes easy, baby. Nothing worth having comes easy, baby. Yeah, we fight good, we make love better if we Juba saime seda, et seda sammu ei tee alla. Ja nüüd ta teeb peaaegu igale sellele jälle sammu alla. Hello! Kas on jälle 2 päeva hiljem? On tõesti. Aga kuna see eelmine ratsutamistrenn, mis te nägite, ei läinud väga hästi, see ei riku nagu mu õhtut ära, aga ma lihtsalt olin nii väsinud ka peale seda, et ma lihtsalt ei jõudnud enam seesama õhtu midagi vlogida. Lihtsalt kui ma kasiino sain, ta oligi sükene pigem vähe treenitud. Tal oli sadul seljas olnud, ta oli ratsakoolis, aga midagi nagu hullult temalt ei nõutud ja mingid tehnikad on tal sellised, mida me täiega peame lihvima, kõigi koolisõidu asju ma pean tal ise õpetama ja hüppamine oli ka üks sükene nagu nõrk osa tal. Ta kuidagi hästi esiotsal nagu kallutab oma pead alla ja kuidagi lontu nagu natuke, et ta ei viitsi väga hüpata, et kui ongi mingid maalatid ja väiksed takistused, siis ta lihtsalt nagu hea, kui üldse oma jalgu tõsta. Kui me oleme hüpanud mingeid kõrgemaid ja proovinud ta seda tagumist nagu tõukejõudu suurendada, siis see on ajast aega paranenud. Alguses, kui ma ta sain, siis ta tegi peaaegu igale takistusele ette sükse väikse lisasammu, et ta nagu ei teadnud, kust ära tõugata ja ta ei jõudnud väga kaugelt ära tõugata ja muidugi ma ise olen ka pigem nagu algajaratsutaja, et ma ka ei ole mingisugune super selgete signaalide andja ilmselt talle, aga ajas me nagu saime juba selle niimoodi, et ta tegi üliharva neid väikseid samme sinna ette, et tõesti me saime seda tõukejõudu juurde ja eelmine hüppetrenn, see on alati spordiga nii, et nagu niimoodi läheb kõik, igal juhul eelmine hüppetrenn oli lihtsalt nagu perfektne. Me hüppasime parkuuri, üks takistus parkuuris oli meetri kõrgune, mis on minu jaoks väga kõrge ja mis ongi minu selle aasta eesmärk, et ma saaks meetrist parkuuri hüpata enesekindlalt ja turvaliselt ja nauditavalt. Eelmine trenn me tegime seda, kasiino tõukas kaugelt ära. Ma ise olen ajas õppinud natuke paremini nägema neid distantse, et kust tõugata ja mis signaale talle anda. Aga siis muidugi nagu nimme oli nüüd see viimane trenn täpselt siuke, et nagu me sõitsime takistustesse sisse. Küll ta ei tõstnud jalgu, hea, et ma mingi huperkuutidega ei lennanud üle ühe takistuse. Kogu aeg mingi väike samm alla ja see on nii morjendav, kui sa oled seal hobuse seljas ja nagu mitte miski ei lähe nii, nagu sa tahad. Aga teisest küljest ma pean olema lihtsalt kannatlik ja
aru saama, et me oleme juba kaugele tegelikult jõudnud, et meil on väga palju ilusaid hüppeid ka ja treener ütles ka, et no ei ole ikka päris nii, et ta igale takistusele jälle teeb sammu alla, et sulle tundub see, aga tegelikult on võib-olla mingi pooled, millele ta tegi. Ja jälle siis saigi meile selgeks, et me peame ta tagajalgade jõudu treenima veel. Aga siis peale seda trenni ma läksin muidugi Apollosse, nagu ma mõtlesin, võib-olla ma lähen, sest et need teenindajad ütlesid, et see Emily Henry raamat tuleb ja ma sain selle. Nii ilusake, suvine, mõnus, värviline Emily Henry Great Big Beautiful Life. Reaalselt mingi paar päeva tagasi oli see väljalaske kuupäev ja ma olen juba poole peal sellega, see on nii hea, ma üritan ennast tagasi hoida. Ma üritangi lugeda päevas mingi siuke 1/4, ehk siis mul on veel täna ja homme minna. Ma olen mega lugemislainel ka, nii et ma täiega naudin seda praegu. Siis ma tulin koju ja me andsime Naalale viinerid. Ma iga sünnipäev teen talle viineritest selle numbri tordi, sest et nagu ma ei ratsi mingi 100-eurist torti talle tellida, mille vastu ta oleks nagu nii allergiline ja ma tean, et kanaviiner on siuke nagu enam-vähem fine tema jaoks. Võib-olla mingi väike reaktsioon tuleb. Ja siis kinkisin talle ühe uue mänguasja ka, nii et tal oli siuke mõnus sünniõhtu. Ja that's selle nädalaga. Enesetunne on hea. Esimene challenge'i nädal on lõpusirgele jõudmas. Trennid on ülihead, minu arust mulle nii meeldivad need 3 trenni. Ja jah, kui te tahate ka liituda, siis need 2 auhinda Luuvilt ja Northern Beautylt juba nägite video alguses. Aga veel on toitumisnõustajaga 1 erasessioon võimalik võita. On võimalik võita 1 vabalt valitud trenniriiete komplekt Luminescence Collectionsilt. On võimalik võita 3 korra Endosphere hoolduse kaart Slimmilt, mis on siuke tselluliidivastane ja trimmiv kehahooldus neil ja 3 inimesele veel Gym Eestilt 3 kuu liikmelisus. Ehk siis auhinnad on suured ja head. Kõikide sinutrenn.ee liikmete vahel lähevad need auhinnad loosi 1. juuni. Ükskõik mis kavasid te tahate seal äpis teha, kas kodus treenida, jõusaalis teha CrossFiti kava, seda suveks vormikava, joogakava võib-olla üldse, et see nagu ei ole vahet, lihtsalt et treenime koos, motiveerime üksteist. See teadmine, et mingid sajad naised treenivad sinuga samal ajal ja see teadmine ka, et suvi on nüüd siis juba 5 nädala kaugusel. Et ikka vaikselt lähenema, siis me kõik tahame ennast suvel ju tunda hästi, kui ilmad on soojemad ja me kanname vähem riideid. Ma lõpetan selle vlogis siinkohal. Ma näen teid järgmise nädala vlogis, kus ma pushin edasi. Näitan teile uusi retsepte ja oma tegemisi ja that's it. Tšau!